laivi. Rokkaspioonid panid Sergei Mihhailova kinni. Kes see? Rokkaspioonid panid. Kes see on? Sergei Mihhailova kinni. Kes see? Rokkaspioonid panid. Kinni. Mida? Sergei Mihhailova. Sa ei saa aru või? Sergei Mihhailova pani rokkaspioonid kinni. Kuulsus on raske. Mis asi? Kaka? Minu ajal kuulagi selle eest. See on mingi loll saade ju. Spioonid on lahedad, mitte mingi kuradi luuserid. Kakao sai tühjaks minna, ma kõrrega joon. Kurat. Peale Sergei arreteerimist oli loogiline eeldada, et asjad lähevad paremaks, aga tuleb välja, et kellegi polnud õrna aimu, kes või mis Sergei on ja polnud rokospioonidest mitte fucking kunagi kuulnud. Ja polnud õrna aimu, mis asjad erinuudlid on ja sellepärast huvi tõusis. Müük läks aina kõrgemaks ja stokk oli laes. Kui siis nüüd proovida olukord lühidalt kokku võtta, siis võib öelda, et olukord oli sitt. Päist päeva siit maalt ja teiselt. Aga noh. Panen kohver tagaistmele, ma ei saa mulle. Käsi läks päeva. Ole vait. Kuule, mis jants sul nende ujumisprillidega on? Kas keegi?
Sergei Mihhailova. Sugu mees. Vangistuspõhjus verinõudlite müümine. Sündinud 1886. no pressi! Pressita pole natukene. Pressi! Oota. Sergei lapsepõlv oli raske, isa oli alkohoolik ja natuke vägivaldne. Nussid minu nast, mis sul on viga. Aga sellepärast sündis Sergeist tugev laps. Juba 4-aastaselt oli mees detektiiv. Vunts peas, müts samuti peas, mantel seljas ja nägi välja nagu ta oleks 34. Küsimus, kas ta oli hea detektiiv? Muidugi, tema esimene missioon toimus Los Angeleses. See oli drug bust. Love and happiness. Kes see? Väga ilus naine. Kes sa oled? Lausa lummavalt ilus naine. Väga ilus naine. Oodake korra. Okei, poiss. Suudad, see ukse tagasi. Ta pole keegi meelt vaata. Ja mulle, mis te, mingi naine kes ta, kuule sina, monstru, vaata ennast. Okei, davai, lähed, sina ees, davai, kes see kotti, kes see Miks ei ole, ei ole. Elasse! Okei, nii, davai, lähme. Pani üldse, pani edes jättega. Lepo. Oi, on mu peal. Oi, putsi küll raisk. Kas sa...
Järgmine päev lootis Sergei ennast ajalehes näha, aga mis ta nägi, oli palju hullem. Rokkaspioonid olid kommunismi langetanud, mis tähendas, et kõik tähelepanu oli nendele nohikutele. Sergei viha tõusis ja ta kavatses muutuda halvaks. See on see dramaatia. Mida? Oot. Tal ei ole nii suur munn, mis siin... Türa, ta põgenes! Ay, pero que bien, te enamora el son de un guaguancó. Ay, pero que piénsalo bien antes de irte. Ay, pero negrita, mira que como yo a ti nadie te va a querer. Ay, pero que negra, pero que como yo nadie te va a querer. Ay, pero te repito que será como buscar una aguja en un panal. Ay, pero que como yo nadie nunca vas a encontrar a que era así como yo. Jättis on paar ratast. Ja mul ratast Sergei pääses vangist uuesti välja ning kõik algas otsast peale. Kuta mi luki love me. Kuta mi luki love me. Taxi, taxi, taxi. Oh, chiki butiki, kichi gamu. Chiki butiki, kichi gamu. Oh, taxi hop. Is koiva, Kas te sellist meest olete näinud? Ei. Ega ma ka mitte. Kuta mi luki love me. Kuta mi luki love me. Taxi, taxi. Sõitsin auto ette. Mida? Miks? Laevast ei juhtu. No. Lase. Laip? Ei no, vaata see nagu on nagu... Oi, tere. Ma ei näinudki teid, sealt tulge sisse. Ei no Sergei Rüütli laip. Sergei Mihhailov, see on see mu kadunud laps ju, see viimati nägi teda Surejaanis, kui ta läks number 18 bussiga Heimtalisse, siis tuli Viljandisse. Ja ta läks seda kadunud legendi ka otsima, et tal oli tere tuba neid igast mingid märkmeid täis ja mingid kaardid ja visiitkaardid ja siis oli mingi X oli ka kuskil suurelt kirjas, aga nagu
ma ei julge tal küsida, sest tavaliselt on mugav mulle selle peale, kui ma tema toast midagi näen. Aga muidu kui te teda otsite, siis ta kaalus 128 kilo. Umbes selline kerge sõõrik või pontsik. Ja siis tal oli üks silm oli roheline, üks oli kollane. Kirjutati üles. Kirjutati üles. Ma saan hakkama. Ja siis oli see, et ta kandis roosad mantlit, aga ta vihkas pedesi. Millegi pärast ma ei tea, mis ta nüüd vastu oli. Siis, aga ta isaga läbisaamine oli väga halb, kuigi ta isa suri juba ammu ära, kui ta oli 8-kuune. Isa suht vihkas teda, ma ei tea küll miks, aga nagu nad said läbi ka väga hästi, ei saanud tegelikult, mis asja ma räägin. Täna me väga maa panen kõik kõrva taha siit. Panen. Täna. Kas te liha võrgad tahate? Kujutad ette, kadunud laps. Midagi muud nagu minu, nagu ma arvan iga vanem, kui mul laps ära kaoks, ma oleks nagu see laadun ülgadelt maas, siis nagu mina tahan nagitseid ja Fortnite'i, mis siis laiskada, ei maksa ring. Ta nimi oli Sergei Mihhailova. Ta oli pontsiku kujuline ja ta otsis midagi nimega kadunud legend. Viimati oli teda Viljandi lähedal näha. Ta vihkab pedesi. Seda on umbes 7 korda. Ta vist vihkab pedesi. Äkki on vanaemas asi tal äkki ta. Ma mõtlen ka, ta vist vihkas äkki Sergei on. Ma ei tohiks pede öelda enam. Ma arvan ka. Homoseksuaalid. Kadunud legend, Sergei Mihhailova, kus see tuttav on? Mis selle nimi, mis ta nimi oli see, kes seal mängis seal? Kus nad need inimese suud perse külge õmblevad? Ma pole seda veel näinud. Kas ta seal mängis? Ei. See, kus nad pakuvad vastuseid ja siis see tüüp ütleb, et rahvas ütleb. See ei ole film, see on saade. See on kadunud. Sergei! See, kes just vangis pääses välja. Kas just... Kadunud legend. Ju siis ta läheb kadunud legendi juurde. Kuidas me sinna saame? Aga kuule, varastame selle temalt. Seal vanam. Ta sünnitas kuritegija. Ta arvatavasti tema vihkab ka pedesi. Ta on maruvihane. Vägagi. Ja see on nagu heategu lausa. Kas sul on, ma unustasin nuppu vajutada, sellepärast see lifti. Võib olla. Äkki see lift on katki, me peaks helistama. Võib olla, ma arvan.